Tere! Tere kõigile! Täna meil on järjekordne live bränd nimega Sine 100 laivi sarjast ja räägime täna sellest, kuidas väikeste sammudega jõuda suurte tegudeni. Eriti tänapäevases olukorras on meil hästi palju erinevaid eesmärke, mis võib-olla tunduvad esialgu väga suurtena, võib-olla isegi täiesti võimatu saavutada neid, aga on täiesti teaduslikult kinnitatud, et väiksed sammud väga tihti aitavad meil ka väga suurt elevanti ära süüa ja täna vaatamegi, et kuidas siis ka persoonibrändingu kontekstis väiksed sammud aitavad meil paremaid tulemusi saavutada. Ja millest me täna räägime, et võiks esialgu leppida kokku mõnedes olulistes asjades, räägime üle laivi ja siis audio ja pilt. Kui te kuulete meid, siis andke meile märku, et meid on kuulda. Kui me vahepeal kaome, siis kirjutage meile kommentaaridesse. Siis kui teil tekivad küsimused, siis võite kirjutada ka neid Facebooki laivi selle video alla. Me vastame teile kas jooksvalt või lõpus. Me praegust laivi salvestame ja saadame ka meili peale, siis kui sul ei olnud võimalik seda täna kuulata meiega. Ja kui sa vaatad meie laivi, siis lepiks niimoodi kokku, et sa oled kohal need järgmised 30-40 minutit ja oled aktiivne ja proovid maksimumi võtta tänasest vestlusest. Ja kuna võib-olla ei ole veel sinuga virtuaalselt kohtunud, siis enne kui me lähme tänase teema juurde, siis räägime paari sõnaga, kes me oleme. Mina olen Olesja Saue, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja viimastel aastatel aitan erinevatel suurtel ja väikestel ettevõtetel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia. Olen Google Marketingi strateegia ja koolitaja, samuti olen juhtimiscoach ja minu eriline kirg on persoonibränding, sest ma usun, et see aitab eriti praeguses olukorras oluliselt turunduskulusid kokku hoida ja samas olla efektiivne ka müügis, sest inimesed ostavad inimeste käest, mitte firmade käest. Ja mina olen Evelin. Mina olen pigem sellise korporatiivse taustaga, et ma kirjaksin hästi pikalt olnud müük ja turundus ja olen erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes töötanud, aga siis natukene vähem kui paar aastat tagasi otsustasin hakata ettevõtjaks ja siis nüüd olen 2 ettevõtet asutanud, et üks tegeleb siis müügi ja turundusega ja teine külaliskorteritega hetkel Tallinnas. Nii et me mõlemad Olesjaga tegelikult ei ole mitte sellised klassikalised koolitajad võib-olla, vaid pigem praktikud, kes ka seda persoonibrändingut räägivad hästi palju läbi enda kogemuse, et kuidas me ise seda oleme kasutanud ja kuidas see on meid aidanud. Ja me Olesjaga, kes ei tea veel meid, siis me saime tuttavaks umbes aasta aega tagasi ja kuna me avasime, et meil on hästi palju ühiseid huvisid ja üks selline väga suur ja meie jaoks väga põnev teema oli persoonibränding, millega me mõlemad see hetk just tegelesime, siis me otsustasime, et põnev on oma teadmisi jagada. Me hakkasime koolitusi sellel teemal tegema ja siis üks päev Olesja mulle helistas ja ütles, et aga kirjutame ka raamatu, nii et me tegelikult nüüd alles detsembris andsime välja sellise toreda persoonibrändingu raamatu bränd nimega Sina ja ma loodan, et ka tänaste vaatajate hulgas on mõni, kes on seda lugenud, nii et siis võite kirjutada meile kommentaaridesse näiteks, siis me ei tunne ennast siin nii üksikuna, et muidu me vaatame arvutiekraani ja selline tunne on, et räägime üksteisele, aga tegelikult ma ju näen, et seal on õnneks inimesi kuulamas ka. Ja seda ütleme ka, et kes nüüd kogemata vahepeal liitub, et ei jõua päris alguses meiega liituda, siis me salvestame selle ja saame saata teile ka salvestusi, et täna meil on siis 3. laiv.
me oleme 2 tükki juba enne teinud ja meil on väga suur plaan teha 97 vähemalt veel. Nii et nende salvestustega saab siis ka ja selle listiga saab liituda, et me saame neid ka saata, et siis te ei pea iga kord täpselt kell 4 kohal olema. Aga selle korra teema on väikestest sammudest suurte tegudeni. Miks me selle teema valisime? Sellepärast, et me enda raamatu tegelikult oleme ka üles ehitanud 100 sammule. Ja see ei ole üldse juhuslik, vaid see on väga hästi läbimõeldud selles osas, et ühte sellist suurt eesmärki, nagu võib olla ka persoonibränding või ükskõik mis muu asi, sellega hakkama saamine nõuab nagu hästi palju energiat ja hästi palju tahtejõudu ja hästi palju järjepidevust ja see tundub nii suur, et seda hea meelega lükkaks, ma ei tea, vähemalt 10 aastat edasi. Aga iga pikk teekond tegelikult algab sellest esimesest sammust ja kui sa oled selle esimese sammu ära teinud, isegi kui sa võib-olla selleks tunned, et valmis ei ole, siis sealt läheb edasi aina lihtsamaks. Nii et oluline ongi see, et isegi kui sa täna veel ei näe tervet treppi, siis piisab sellest, kui sa võtad ja astud selle esimese pisikese sammu, teed midagi olulist ära ja siis sealt saab juba lihtsalt edasi minna. Ja kuna me praegu ikkagi oleme veel endiselt selles sügavas kriisiolukorras, siis me loomulikult mainime ka seda ja puudutame ka seda, et igas kriisis ongi võitjad ja kaotajad ja meie tahame loomulikult, et kõik teie, kes te täna meie laivi kuulate, saate vähemalt mõne mõtte, et sellest kriisist võitjana välja tulla või vähemalt teha kõik selleks, et peale seda kriisi teie jaoks elu lihtsamaks läheks. Ja see tänane filosoofia, millest me räägime, see ei ole meie enda välja mõeldud suvaline teooria, vaid seda kasutavad hästi paljud, alates USA sõjaväest kuni siis Jaapani filosoofideni välja, et seal ongi tegelikult 5 sellist olulist sammu, mida ma võiksin siis teile soovitada teha. Et number 1 on loomulikult see, et mis iganes asja te tahate saavutada, teil kõigepealt peab olema paigas eesmärk, ehk te peate mõtlema, et mida te täpselt tahate saavutada. Eesmärkide määratlemisest me täna võib-olla nii täpselt ei räägi, et see on tegelikult meie järgmise laivi teema, aga hästi põgusalt tasub siis mõelda, et mida sa tahad, mis selleks on vaja ja kuidas sa saaksid seda täpselt saavutada. Ja need eesmärgid võivad meil kõigil erinevad olla, kas selle kriisi ajal või peale kriisi, et mida teil siis tegelikult täna kõige rohkem vaja on. Isegi kui see on mingi väga suur eesmärk, siis me näitame, kuidas selle eesmärgi väikesteks tükkideks tehes te saate selle ikkagi lõpuks saavutatud. Ja see teine punkt ongi siis hästi oluline, mis aitab teid ükskõik, mis eesmärk see on või ükskõik, mis ülesanne see on, mis te peate elu jooksul tegema, mis tundub selline väga suur ja väga võib-olla isegi hirmutav. Et te peategi selle suure eesmärgi jagama väiksemateks tükkideks. Ehk siis nagu Oleisi alguses ütles, et kuidas elevanti ära süüa, aga tegelikult üks hästi tore raamat, mida mina avastasin juba ülikooli ajal ja mis mind hästi palju noorena mõjutas, on siis Brian Tracy selline raamat, et kes ei soovitanud mitte elevanti süüa, vaid üldse konnahka pista. Ja Brian Tracy on täna juba selline üsna eakas härrasmees, aga ta on väga pikka aega olnud selline totaalne müügikuru ja siis ka selline motivatsioonikoolitaja, nii et tema teooria siis ütleb seda, et jaga oma eesmärk tükikesteks ja siis pista kõigepealt nahka see kõige hirmutavam esimene konn, mis on selline kõige ebamugavam. Aga ma võib-olla toon mõne konkreetse näite, et aru saate, mida see tükkideks jagamine siis endast kujutab.
et kui ma ütlesin, et minu taust on korporatiivmaailm, siis ma olen hästi mitmetes rahvusvahelistes ettevõtetes töötanud ja viimased 10 aastat enne, kui ma ettevõtjaks hakkasin, juhtisin Viru hotelli müüki ja turundust ja seal ka tegemist oli hästi suure korporatsiooniga, mille peakontor oli Soomes ja tuli sealt vahepeal ikkagi selliseid põnevaid ülesandeid. Üks tore ülesanne, mida ma mäletan, mis tundus mulle täiesti selline võimatu missioon ja kuidas ma seda siis lahendama läksin, oli see, et meile peakontorist tuli siis ülesandeks 2000 klienti külmade kõnedega telefoni teel läbi helistada. Mis tundus nagu selline, et kuidas seda üldse alustada. Loomulikult see alustad esimesest kõnest, aga ka kogu tiimile seda seletada, et nüüd me peame sellise asja tegema. See väga motiveeriv kellegi jaoks ei ole, eriti kui inimesed väga ei armasta selliseid külmasid kõnesid üldse teha. Kuidas ma siis selle ülesandele lähenesin, et ma selle 2000 kõigepealt jagasin kaheksaga, sest et meil oli tiimis 8 liiget, siis juba see number läks natukene paremaks. Siis ma selle numbri, mis ma sain, jagasin 52-ga, sest et aastas on 52 nädalat ja siis ma sain õnneks 5 kõne nädalas igaühelt, mis on juba oluliselt parem kui sa seda teistele kommunikeerid või siis kui sa endale ka seda mõtled, et kui sa ütled, et ma pean nüüd 2000 klienti lihtsalt suvaliste kõnedega läbi helistama, siis tundub selline väga õudne eesmärk, aga et kui sa mõtled, et okei, et ma pean nädalas tegema 5 kõne ehk siis päevas 1 kõne, siis see juba on natukene parem ja sealt on juba võimalik alustada. Teine selline hästi tore arvutus, kuidas meie ise ka lähenesime oma raamatu kirjutamisele, et tihti raamatud on ka sellised asjad, et väga paljudel on unistused, ma tahan kirjutada kunagi raamatu, aga kuna see on ikkagi jälle selline suur ülesanne ja tohutu kättevõtmine, siis see tundub ka selline kauge ja seda on hästi lihtne kuidagi edasi lükata. Aga kuna me oleme kahekesi, alati on kõiki asju lihtsam kahekesi teha, siis me samamoodi mõtlesime, et kui me kirjutame kusagil 300 lehekülge seda raamatut, seda tuli isegi natuke rohkem kui 300, siis õnneks meid oli 2, jagasime selle 2-ga, saime juba 150, mis on ilusam number. Ja siis, kui me 150 jagame veel päevadeks, siis me saime 5 kuud. Nii et see tähendaski seda, et kui me iga päev kirjutame 1 lehe, siis meil 2 peale on see raamat 5 kuuga koos. Me kirjutasime natukene mõni päev rohkem kui 1 lehe, nii et me saime tegelikult selle raamatuga kirjastatud ja siis kirjutatud poole aastaga. Aga see on jälle üks hästi hea näide, et kui sa alustad sellest pisikesest sammust, et ma kirjutan iga päev 1 lehekülje, siis on võimalik seda saavutada palju lihtsamini, kui et keegi ütleb, et nüüd kirjuta lihtsalt 1 raamat valmis. Ja siis üks hästi tore sellisest vaba aja eesmärkidest võib-olla paar aastat tagasi, kui ma otsustasin, et ma lähen, võib-olla teist on keegi kuulnud sellisest matkarajast nagu Camino de Santiago, mis on väga pikk matkarada ja kus siis on, ütleme nii, et 2 nädalat sa pead praktiliselt hommikust õhtuni matkama ja mina enne nagu väga palju matkanud ei olnud, aga ma tahtsin seda kogemust, sest see on selline väga äge kogemus ja kui ma kõikidele oma tuttavatele sellest rääkisin, siis mulle räägiti ainult õuduslugusid, kuidas kõik varbaküüned tulevad ära ja ühesõnaga see on midagi väga raske. Aga seal samamoodi, et ma tegin selle ära, ühtegi varbaküünt ära ei tulnud ja väga rahule, aga seal on samamoodi, et alustad iga päev sellest esimesest sammust, ükskõik kui väsinud sa oled, hakkad sammuma ja päev saab läbi ja nii saabki lõpuks 2 nädalat läbi. Nii et kõik need muutused, mida teha ja kõik need eesmärgid, mida saavutada, ükskõik kui raske see alguses tundub, kui teha need väikesteks sammudeks, siis on neid väga palju lihtsam saavutada ja nad viivadki sind lõpuks siis sihile. Aga ainult sellest jagamistehtest ei piisa, vaid te peate ka tegutsema ja järjepidevus on siin hästi-hästi oluline, nii nagu üldse müügis ja turunduses, nii ka üldiselt, kui tegutseda, siis pidevalt ja nende eesmärkidega ka, et kui sul on ikkagi
iga päev vaja kirjutada 1 lehekülg, siis sa pead seda tegema iga päev, sest vastasel juhul see koguneb ja koguneb ja koguneb ja siis see on jälle sulle liiga suur selline ampsakas, mida võtta. Nii et üks tore asi, mida öeldakse praegu, siis võite ju kõik alustada oma impeeriumite ehitamisega, kas või sellisel ajal on ju, et iga päev tehke midagi ja lõpuks on siis võimalik väga suur asi ära saavutada. Mina tegelikult ei tea üldse mitte midagi spordist palju, aga mind on alati huvitanud sellised inimesed, kes on suutnud väga palju asju saavutada ja 3 sellist sportlast, kes mulle on silma jäänud ja täiesti erakordsete tulemustega ja mind on nad huvitanud ka seetõttu, et nendelt on hästi palju küsinud, et kuidas nad on saavutanud need uskumatud eesmärgid, mis nad on endale seadnud, et see esimene pilt siin on ühest triatlonistist, kellel on siis selline, kes on siis teinud selliseid eneseületuslikke üritusi, et ta on 7 päeva järjest siis ujunud 3,8 kilomeetrit, sõitnud ratast umbes 150 kilomeetrit ja siis veel jooksnud umbes alla 50 kilomeetri, aga täiesti hullumeelselt ja 7 päeva järjest. Siis see teine noormees on üks ujuja, kes on ujunud 12 tundi järjest Inglise kanalit ja ta on põhimõtteliselt iga aasta ujunud mingisuguseid täiesti uskumatuid pikkusi. Ja 3. on samamoodi ujuja, aga tema siis on võitnud üldse ajaloos kõige rohkem medaleid olümpial ja kõige rohkem võite saavutanud. Ja kõikidelt nendelt tegelikult neid on hästi palju intervjueeritud sellel teemal, et kuidas nad on suutnud oma eesmärke saavutada. Üks asi on see, et nad kõik on teadnud, mida nad tahavad. Näiteks hästi on see Michael Phelps on öelnud, et temal on lausa kogu aeg öökapi peal tema eesmärkide paber ja seda ta pidevalt siis vaatab ka. Aga teine on see, mida nad kõik on öelnud, et nad võtavad ühe sammu korraga, ehk siis nii-öelda, kui nad ujuvadki näiteks Inglise kanali pikkust otsa, siis nad võtavadki ühe selle hingetõmbe ja ühe nii-öelda selle ujumise ja lähevadki selle nii-öelda ühe sammukesega edasi kuni nii-öelda lõpuni siis välja 12 tundi järgi nii. Et üks tore sõna ka, mis ma tahaksin, et te meelde jätaksite, prokrastinatsioon ehk see on siis viivitamine, edasilükkamine ja see on siis kõige suurem vaenlane üldse tegutsemisele, et seda tasub vältida. Ja minul oli ka tegelikult selle sõnaga väga raske teema. Nimelt, kui ma ütlesin enne, et ma 10 aastat töötasin Virus, siis ega ma ammu ilma juba mõtlesin, et võiks proovida midagi muud. Aga kui sa oled sellises mugavas kohas, siis tundub väga hirmutav midagi muud teha ja ma lükkasin ka seda hästi palju edasi. Nii et lõpuks, kui on tõesti mingisugune hästi suur selline muutus, siis ma otsustasin, et aasta pärast ma lihtsalt tulen ära, rääkisingi kõigile ja teinekord sellised asjad ka on need, mis väga palju aitavad, aga need otsused tuleb ära teha. Ja tegelikult need meie harjumused ja valikud, need tegelikult ongi nagu doominud, et kui sa selle ühe sammu ära teed, siis sealt see hakkab edasi rulluma. Et me lõpus anname teile ka toredaid raamatusoovitusi ja üks tore raamat, mida ma viimasel ajal olen lugenud, on nimega The One Thing. Ja seal ka hästi palju räägitakse sellest, et kes on sellest teemast rohkem huvitatud, siis kindlasti lugege, et kuidas moodi need erinevatele asjadele fokusseerimine ja kuidas nende erinevate asjade tegemine siis nii-öelda panebki selle doomino rulluma. Ja üks tore naisterahvas, keda ma olen kuulnud esinemas ühel suurel konverentsil Soomes, tema nimi on Mel Robbins ja
kes ei ole temast midagi kuulnud, siis ma soovitan samuti guugeldada. Tema räägib ta räägib paljudel teemadel, aga üks tore teema, mis meie tänase teemaga haakub, on siis selline 5 sekundi reegel. Ehk siis tegelikult inimese aju on üles ehitatud selliselt, et kui sa mõtled millegi tegemise peale, aga see tundub natukene ebamugav või hirmutav, siis su aju sõna otseses mõttes tapab selle mõtte ära ja selle võimaluse ära 5 sekundi jooksul, mis tähendab seda, et sa pead tegutsema alati enne, kui 5 sekundit läbi saab. Ja tema siis soovitus on see, et kui sul tekib mingi mõte, et ma ei tea, hüppan langevarjuga siit lennukist alla näiteks, siis sa ei tohi jääda seda mõtet pikalt mõtlema, sest et siis tuleb hirm ja siis sa mõtled, et ei, ma teen seda järgmine kord, vaid siis sul on ainult nii, et kui see mõte tuleb, siis sa mõtledki nii 5, 4, 3, 2, 1 ja lähed. Siis sa saad need asjad ära tehtud. Ja samamoodi igasuguste teiste sarnaste asjadega, et üritada see vastupanu enne ära tappa, kui see tapab sinu soovi. Ja Mel Robbins tegelikult hästi palju räägib ka sellest, et meil ei olegi mitte ühtegi korda sellist aega, kui mida iganes me tahame teha, et me mõtleme, et nii, täna ja nüüd on see ideaalne aeg, nüüd ma hakkan seda tegema. Et sellist aega ei tulegi, et samamoodi selle raamatu kirjutamisega, aga meil ei olnud ka nii, et iga päev nüüd niimoodi tohutult sulg lendab ja nii mõnus on kirjutada seda ühte lehekülge iga päev. Et oli ka selliseid päevi, kui oli raske, aga kui sa oled võtnud ette sellise teekonna, siis see tuleb ära teha. Nii et sellist aega, kui sul on hästi lihtne neid asju teha, et ongi siis, kui sa hakkad neid lihtsalt tegema. Ja nendele tegevustele 4. asjana tuleb kindlasti ka aega planeerida, sest kui sa aega ei planeeri, siis sa leiad 1000 muud asja kui selle konna ärasöömine, sest see ei ole see kõige mugavam asi. Nii et tasubki võtta päev korraga, aga iga päev natukene tegeleda selle suure eesmärgiga. Ja kes ei ole lugenud või kes ei ole kuulanud, siis mõni aeg tagasi käis Tallinnas esinemas Robin Sharma, kes on kirjutanud 5 AM Club raamatu, mis on ka selliste toredate harjumuste raamat, aga tema seal ühe asjana räägib ära selle, et harjumused ongi väga rasked tekkima, et selleks sa peadki asju monotoonselt mingis mõttes tegema päris pikka aega, et kõige raskemad on esimesed 22 päeva, aga 66 päeva on siis see maagiline number, kui keskmiselt inimesed harjumusi omandavad. Ja viimane ehk 5. punkt on see, et kui sa näed, et midagi ei toimi, siis tasub seda muuta ja siis seda teekonda natukene parandada ja vigade tegemist ei tasu kunagi karta, sest et kõik me teeme vigu ja tegelikult midagi ei juhtu ju, kui midagi viltu läheb. Üks selline tore filosoofia, ma alustasin ka natukene sellest Jaapani filosoofiast, on kaizen, milleni tegelikult ma ise jõudsin juba keskkooli ajal. Ma isegi ei tea, kuidas ma juhuslikult komistasin selle sõna otsa ja siis ma hakkasin seda natukene rohkem uurima. Ja see tegelikult tähendabki siis sellist pidevat parandamist, et Toyota hästi palju on ka võtnud sealt kasutusele, hästi palju raamatuid on sellel teemal kirjutatud, et kui te seda natukene guugeldate, aga see on ka siis selliste pisikeste sammudega pidevalt olukorra parandamine. Ehk siis kõik need 5 sammu on siis uuesti siin pildi peal välja toodud, ehk siis seate eesmärgi, jagate väikesteks sammudeks selle suure eesmärgi, siis tegutsete ja järjepidevalt kordate seda tegevust, võtate ja planeerite aega iga päev selleks ja siis täiustate, kui midagi on vaja muuta. Nii et selliselt on kõige lihtsam tegelikult jõuda nende väga suurte sihtideni. Ja
olulisem kui teha neid asju, mis teile tõeliselt meeldib, on tegelikult neid asju lihtsalt pidevalt teha, sest et muidu te kuhugi ei jõua. Aga Olesja, äkki sa natukene jätkad sellel teemal? Ma tahaks rääkida natuke sellest, et mis maailmas me praegu elame, et digimaailm ja digimeedia on muutnud meie elu väga kiireks ja me iga päev, iga tund, iga sekund saame hästi palju erinevaid stiimuleid. Üks inimene on teinud seda, ta on edukas, teine inimene on saavutanud sellist asja. Me räägime hästi palju suurtest muutustest ja samas me ootame väga sellist vahetut rahuldust ja kiiret tagasisidet. Me justkui ootame kõik sellist üleöö edu ja meie kultuuri üheks oluliseks osaks on muutunud selline hustle filosoofia, et peab palju vaeva nägema, väga palju pingutama ja siis elu ja edu nii-öelda häkkida. Ja igas valdkonnas, olgu selleks turundus, olgu selleks müük, olgu selleks kaalu langetamine, me kõik otsime sellist imerohtu ja imedieeti. Mida me sellega saavutame? Tegelikult meie aju mingi hetk täiesti blokib seda mõtet üldse, et kui Evelin rääkis sellest, et 5, 4, 3, 2, 1 ja läks, suured unistused väga tihti jäävadki suurteks unistusteks just sellepärast, et me ei võta sellist esimest sammu ja ei hakka mõtlema, et aga mis siis võiks selline väike samm olla, mida ma saan täna ära teha ja meie kuidas me tavaliselt saame liikuma, meil on olemas mingi sisemine motivatsioon, meil on olemas sisemine tahtejõud, aga tahtejõud on täpselt samamoodi nagu kütus, seal on väga piiratud kogus ja tavaliselt see kogus hommikuti on suurem, mida rohkem õhtupoole, seda väiksemaks kogus jääb. Samal põhjusel ka 1. jaanuaril või 2. jaanuaril on enamus jõusaalidest on täis ja juba jaanuari lõpuks on 25% nendest inimestest, kes on endale uue aasta lubadusena andnud, et hakkan jõusaalis käima, need on sealt kadunud. Ja meile tundub tihti, et muutused ongi rasked, muutused peavadki olema rasked ja näeme kõike korraga, et justkui mida suuremad on sammud, seda suuremad on tulemused. Mida me peaksime ka mõtlema, et selline olukord tekitab meie ajus hirmu, tekitab meil paanikat ja see paanika on võrdne sellele olukorrale, mis on paar nädalat tagasi olnud, kui väga paljud inimesed on järsku jooksnud vetsupaberit ostma, sest me sellel hetkel ei mõtle, me ei ole võimelised tegutsema. Kuidas sellest olukorrast välja saama? Me tegelikult peaksime tasapisi tegutsema, laskma amygdalal magada rahulikult, et me saaks alustada väikeste sammudega. Ja just need väikesed sammud ongi tegelikult see, et kuna see asi on nii väike, meile tundub, et see ei ole üldse ohtlik, meil ei lähe käima selline võitle või põgene sündroom ja siis me tasapisi hakkame tegutsema. Ehk siis kui ma mõtlen selle peale, et raamat on midagi suurt või meie Facebooki 100 laivi on mega suur projekt, kui jääda selle mõtte juurde, siis me ei jõuagi esimese laivini. Kui me keskendume ainult sellele, et teeme see nädal üks tund, teeme järgmine nädal 1 tund, siis väga kiiresti me jõuame tegelikult selle eesmärgini. Ja
lastel on väga palju huvitavaid tarkusi juba vanast ajast võtta, et tasukski alustada nende väikeste sammudega veel enne seda, kui see suureks muutub. Väga paljud võib-olla ülikooli ajast mäletavad, et tihti on kombeks jätta kogu õppimine viimasele ööpäevale, et tundub just, kui me oleme siis produktiivsed. Me oleme sellest suurest hirmust küll produktiivsed ja me saame hakkama, aga tegelikult me pärast mitte midagi sellest ei mäleta. Et kui võttagi sellist eksamiks õppimist või ka praeguses olukorras persoonibrändinguga tegelemist, siis üks väike samm päevas, üks konkreetne asi, mida me saame täna ära teha ja juba kuu lõpus me oleme oluliselt kaugemale jõudnud, kui me otsustame, et mul on üks päev nädalas, mille ma hakkan sellega tegelema, et suure tõenäosusega, et sul tulevad mingid muud asjad vahele, et sa ei hakkagi sellega tegelema. Ja võikski suurtest unistustest rääkida sellesse väikese mõtte valguses, et me võiksime esitada endale väikseid küsimusi, mitte suurt küsimust, et kuidas ma suudan maailma päästa, vaid mida ma saan järgmise 5 minuti jooksul ära teha, kuidas ma saan ühele kliendile pakkuda seda, mida ta tahab. Ja siis, kui see vastus on juba leitud, siis kuidas ma saan seda võimendada 10-le, 100-le ja nii edasi. Võiksime ka alustada väikestest mõtetest, et kui me räägime tihti sellest, et üks suurematest hirmudest on esinemine, siis on küll tore mõelda, et just do it, et lähme ja teeme ja siis, aga kui see hirm on meist nii palju suurem, siis võib-olla me peaksime üldse alustama sellest, et me hakkame mõtetest ette kujutama seda situatsiooni, hakkame sellega harjuma, et kõik need sportlaste näited, kellest Evelin on rääkinud, kõik ju tegelikult alustanud sellest, et ta kord ja on ette kujutanud seda mõtetes, et kuidas see siis füüsilises maailmas välja näeb ja kui sa oled seda piisavalt kaua teinud, siis su aju harjub juba selle mõttega ja see ei ole enam nii hirmus. Ja küsimuste küsimine üldse on väga kasulik asi, millega tegeleda, aga oluline on ka see, et me hakkame tegutsema täpselt samamoodi need väiksed sammukesed. Ja kui me oleme olukorras, kus on meil väga palju asju, mis meist ei sõltu, nagu praegu kriis, siis jälle meie aju tõstab käpad üles ja ütleb, ma ei saa mitte midagi teha. Aga kui sa otsid ühte konkreetset probleemi, millele praegu keskenduda, siis järgmist, et mulle väga meeldib see filosoofia, et tasub unistada suurelt, tasub panna eesmärke paika, aga see, mis reaalselt elus muudatust toob, ongi väike muudatus mõtlemises korraga, väike küsimus, mida sa endale esitad, et sa hakkad teistmoodi mõtlema. Üks väike samm ja väike oskuste parandamine, harjumuse muutmine. Ja sama oluline on ka see, et kui me vaatame sinna selle unistuse või selle mäe tippu poole, me mäletame ka seda, et tasub ka väikseid ja aga samas väga olulisi võite tähistada ja siis meie selline pikk teekond ei ole enam lihtsalt kuskile suunas minek, vaid me reaalselt naudime ka seda teekonda, mis ongi meie elu. John Wooden, kes on üks üldse maailma edukamaid korvpallitreenereid, on öelnudki, et kui sa teed iga päev ainult väikest sammu, siis sellest tuleb suur muutus, et iga päev nagu võiks otsida ainult üks pisike asi, mida saaks teistmoodi teha. Kui sa teed ühte koolitust, ühte laivi, siis pärast seda sa võiks küsida enda käest ainult ühte küsimust, mida ma saaks veel paremini teha. Ja siis, kui see lõpuks juhtub, siis see jääb ka kestma, et minu meelest kõige paremini seda iseloomustab see, kuidas lapsed õpivad kõndima. Siin pildi peal on minu väike laps, et see pilt on tehtud vist 2 nädalat enne seda, kui ta sai aastaseks ja ta hakkas kõndima täpselt oma esimesel sünnipäeval, aga enne seda ta on
vähemalt kuu aega on võtnud mul iga päev käest kinni ja ma kõndinud aias mitmeid minuti, mitmeid ringe, enne kui tal tekkis see julgus, et ta lasi mul käest lahti ja läks. Ja see laste filosoofiat, ma arvan, tasuks üldse nagu elus kaasa võtta, aga meil täiskasvanutel, et meil tihti hakkame kuskile poole liikuma, kui kohe ei tule välja, kui kohe ei saavuta seda suurt eesmärki, siis me väga kiiresti loobume. Aga kujutage ette, et millises olukorras me siis oleks, kui lapsed kohe, kui tal esimest korda ei ole välja tulnud see kõndimine, oleks loobunud ja öelnud, et vabandust, et see ei ole minu jaoks, et mina sellega hakkama küll ei saa. Et edu ongi tegelikult pisikeste tegevuste summa ja kui mõelda eraelus, kui mõelda ärielus, nendel väikestel asjadel võib olla väga suur mõju. Üks ilmselt maailmas kõige võimsam, väga lihtne küsimus on teile ilmselt teada. McDonald's iga kord ja iga kliendi käest küsib ainult väga lihtsat küsimust. Kas sa tahad friikaid koos sinu tellimusega? Mida see väike küsimus neile tähendab? See tähendab, et üle maailma nad müüvad 4 miljonit kilot friikaid päevas ja on ehitanud sellest väga suurt äri. Ainult üks väike küsimus. Star Warside fännid ilmselt tunnevad seda tegelast siin pildi peal, et ta on väga hästi öelnud, et tee või ära tee, et ära hakka proovima. Ma arvan, minu meelest just see otsus, et ma teen ühte väikest asja päevas, on piisavalt väike, et me hakkaks nagu reaalselt tegema, mitte me ei hakkaks mõtlema, et me kunagi tulevikus hakkame kuskile poole liikuma, võib-olla midagi muutub meis või meie ümbritsevas maailmas ja me hakkame tegutsema. Siin pildi peal on hinnabambused, puud. Võib-olla te olete kuulnud, kuidas nad kasvavad, et kui on seeme istuma, läheb 1 aasta mööda, midagi ei juhtu, läheb 2 aasta mööda, endiselt mitte midagi ei juhtu, läheb 3 aasta, 4 aasta, endiselt mitte midagi ei muutu. Mõtleme enda elu peale, väga tihti me teeme mingid asju ja kohest tulemust ei ole näha, et ammu juba tahaks minna ja vaadata, et kas see seeme on ikkagi selle mulle sees, et miks ta siis ei kasva. Siis alles 5. aastal 6 nädalaga kasvab see puu 25 meetrit korraga. Mida ta siis tegi kõik need 4 peaaegu 5 aastat? Sama asja me võiksime ka enda käest küsida, et millega siis oled viimased ajal tegelenud, et justkui tulemus ei ole sulle ju ette näidata. Aga sellist asja nagu üleöö edu ei ole ju tegelikult olemas, et me ei räägi sellest väga tihti, me ei räägi sellest, kui palju peab katsetama, kui palju peab proovima, kui palju peab ebaõnnestuma. Ja see, mis on oluline ja mis eristubki neid, kes saavutavad tulemusi, saavutavad oma erakordseid eesmärke, nendest, kes lihtsalt vaatavad, unistavad, mõtlevad, et võiks kunagi. Ongi see mõte, mida John Assaraf on väga ilusti sõnadesse pannud ja on öelnud, et kui sa oled huvitatud, siis sa teed seda, mis on mugav. Kui sa oled pühendunud, siis sa teed seda kõike, mis on vajalik ja rohkem veel. Mina oma elus olen kogenud seda mitmeid kordi, aga võib-olla kõige sellisem parim näide on, kui ma olen osalenud bikini fitnessi võistlusel ja
alguses see idee tundus lihtsalt sellise toreda utoopiana, et võiks sellega tegelema hakata, üks trenn päevas, aga see järjest keerulisemaks ja aeganõudvamaks on see läinud ja sellest, kas sa oled pühendunud või sa oled lihtsalt huvitatud, sa saadki aru siis, kui sa oled iga päev selle valiku ees, et kas ma teen täna midagi või ma ei tee. Ja me võiksimegi mõelda seda suurt eesmärki piiri peal hoides teha otsuseid ainult tänase kohta, et ma teen täna trenni 15 minutit, ma teen täna midagi selleks, et ma leiaks uut klienti, ma teen täna ühte postitust, ma teen täna ühte laivi ja siis homme on uus päev ja ma alustan uuesti. Kui mõelda selle peale, et mis asjad võivad meid sellel teekonnal aidata, siis selline vastutuspartner, kelleks näiteks me oleme Eveliniga selline väga ilus näide vastutuspartneri süsteemi mõjust ja me räägime sellest väga palju, sest me usume ja see on ka jällegi teaduslikult tõestatud, et see töötab, et meil on vaja kedagi, kes nii-öelda hoiab meid selles õiges rütmis ja kui me oleme juba midagi välja lubanud, siis meil on ka piinlik seda mitte teha. Samamoodi on hästi oluline ka see, et inimesed, kellega sa seda koos teed, ehk siis sinu meeskond, sinu kogukond, kes sind toetab, kes sind motiveerib, tänapäeval aitab väga palju sul saavutada ja selliseid väikseid samme saavutada on erinevad äpid. Tahad sa ühte uut harjumust tekitada, siis kasuta mingit süsteemi, mis tuletab sulle kogu aeg meelde ja sa väga kiiresti saadki sellist rutiini, et sa ei saa sealt enam välja tulla, et sul on juba teistmoodi mugavustsoon on tekkinud ja aitab meil samamoodi ka sellest väikeste sammude teekonnal elu nautida just selline kirg ja iga selle hetke tõeline nauding, et kui alguses me räägime sellest, et muutus on raske, et iga väike samm, iga asi, mida me ette võtame, hirmutab meid, me ei taha sellega tegeleda, siis kui on tekkinud rutiin, siis on teistpidi, me ei saa enam sellest loobuda ja me hakkame ka siis seda nautima ja persoonibrändingu kontekstis me väga palju räägime sellest, et edukas persoonibränding peegeldab sind ja sinu sisu ja see aitab ka sul luua sellist parimat versiooni endast ja liikuda sinna poole. Aga selleks, et seda nautida, sa peadki nagu muutma oma töö mänguks, mitte vastupidi. Sest kui me võtame ainult tööd sellise nagu tüütu kohustusena, mida me peame siis 9-5 tegema selleks, et kuidagi ellu jääda, siis me olemegi sellises olukorras, kus 85% inimestest tegelikult ei naudi oma tööd, nad ei taha seda teha, nad käivad seal ainult selleks, et oma arveid maksta. Aga me võime ju mõelda selle peale, mida me päriselt teha tahame ja mitte otsime vabandusi, vaid võiks otsida võimalusi. Et meile Eveliniga meeldivad sellised punktidega to-do listid. See to-do list on aidanud meid ja loodame, et aitab ka sulle ka sellist enda suuremat eesmärki saavutada. Et pane kindlasti prioriteedid paika ja siis pühendu, et otsusta, et kas sa oled lihtsalt huvitatud või sa tegelikult oled pühendunud. Need on väga erinevad asjad. Ja vali välja üks väga konkreetne eesmärk, et võikski alustada sellest, et kui sa järjepidevalt nüüd iga päev teed midagi, et liikuda selles suunas, siis mis toob kõige rohkem muutusi ja mis toob nagu kõige positiivsemaid muutusi. Tihti, kui me hakkame tegelema ühe valdkonnaga, siis teised valdkonnad tulevad ka kaasa, kui me teeme neid tasakaalus. Ja loo üks harjumus korraga, et
meile võib-olla tundub vahest, et need sellised pisikesed sammud on liiga mõttetud, aga samas, kui sul ei ole tund aega võtta või kui mina emana mõtlen Robin Sharma raamatule, et ärka kell 5, minu jaoks see tundub suhteliselt suure väljakutsena, aga kui ma hakkan mõtlema selle peale, et ma võiks ärgata 10 minutit varem, veel 10 minutit varem, siis tasapisi ka see suur eesmärk ei ole minu jaoks enam nii hirmutav. Mõtle siis enda kontekstis ka, et mis on see väike asi, mida sa saad mitte homme, vaid kohe täna ära teha, ja siis tee seda regulaarselt ja selleks, et see regulaarsus oleks olemas, siis pane seda kalendrisse ja tee siis seda iga päev, et persooni brändingu puhul on nähtavus hästi oluline ja nähtavust on võimalik saavutada ainult siis, kui sa oled järjepidev. Kui sa teed järjepidevaid asju, kui sa oled nähtav, kui sa lood väärtusi, teed seda järjepidevalt, et eriti meie tänapäevases maailmas, kus infot on nii palju, inimesi ümber ringi on nii palju, tihti meile tundub, et kui ma olen tihti nähtav, siis äkki ma tüütan inimesi ära. Aga tõsiasi on see, et suure tõenäosusega inimesed enamus ajast ei näegi sind, et sa pead olema pidevalt pildis, et tekitada sellist heas mõttes positiivset ootust nagu seebioopergi, et sa ootad, et mis siis järgmises sarjas tuleb ja siis sa tahad juba rohkem sellest teada. Ja kogukond ja vastutuspartner on minu meelest hästi-hästi olulised, et me tihti alahindame seda. Mina ise olen aastaid olnud selline üksik hunt, kes on proovinud kõiki asju ise ära teha, ja selline maksimalistlik perfektsionism kindlasti ei tule abiks, et peaks jagama, peaks koos tegema, et siis on võimalik oluliselt rohkem saavutada ja ka tähistamine tuleb oluliselt paremini välja, kui sa teed seda koos inimestega, kes jagavad sinuga samu väärtusi ja kellel silmad lähevad särama täpselt samadest asjadest nagu sulgi. Ja me räägime väga tihti, mis see slaid on juba jäänud selliseks permanentseks slaidiks meie laivides ja meie koolitustes, et seda me väga usume, et üks päev on sõna, mis tapab kõik sinu unistused ja kui sa ootad seda, et kunagi tuleb see ideaalne päev, võib-olla 6 aja pärast, võib-olla siis, kui kriis lõpeb läbi, siis seda päeva ei tule. Ja tasuski alustada, et alustada just selle mõttega, et parem on tehtud kui perfektne. Ja selleks, et paneksite ka konkreetselt oma eesmärgi kirja, hakkaksite tegutsema, me tegime teile ühe näite. Et võtame näiteks, et teie eesmärk on see, et kuna praegu on raske aeg, siis te tahate minimaalsete vahenditega teha efektiivselt oma müüki ja turundust. Sellisel juhul valikegi välja mingisugused konkreetsed asjad, mida te siis saate teha minimaalsete kuludega. On see praegustes oludes mingi podcast, on see mingi blogipostitused, on see sotsiaalmeedia, mida te saate ise oma aega kasutades ära teha, on see mõni webinar, kas te saate kuidagi oma olemasolevat võrgustikku selleks kasutada või saate oma võrgustikku laiendada praegusel ajal. Kas need on sarnased laivid, nagu meie Oleisiaga teeme. Võib-olla see on mingi digitoode, nagu meie näiteks oleme teinud oma veebiakadeemia või äkki see on enda täiendamine ja juurde õppimine. Täpselt samamoodi võite te võtta oma mingisuguse hoopis teise eesmärgi ja panna need nii-öelda punktid kirja, kuidas teil on võimalik, millega seda eesmärki saavutada. Ja siis, kui teil on need punktid kirjas, siis järgmine slaid, mis on ka meil vist peaaegu kõikides laivides, on see, et te reaalselt hakkaksitegi tegema.
ehk siis võtategi näiteks järgmised 6 nädalat või järgmised 4 nädalat või järgmised 10 nädalat või kasvõi järgmised aasta aega, aga te panete igasse nädalasse järjepidevalt mingisuguse tegevuse kirja. Te võtate aja, on see siis 5 minutit või on see tund aega, mida te pühendate sellele tegemisele ja nii te suudate saavutada selle suure eesmärgi. Nii nagu kõikidel teistel laividel, me oleme ka sellel laivil teile andnud erinevaid raamatusoovitusi, et tore, kui te meie persoonibrändingu raamatut olete lugenud, aga tegelikult on hästi palju põnevaid raamatuid, mis just seda tänast teemat puudutavad. Mõningatest me siin oleme rääkinud ka, aga väga palju on selliseid, millal me ei jõudnud pikemalt peatada, sest et meil on ikkagi nii vähe aega siin täna teiega vestelda. Aga kui see teema huvitab teid, siis kindlasti lugege, et mõned nendest on tõlgitud ka eesti keelde, näiteks nagu see viimane Pistke nahka see konn, aga mõned on siis inglise keeles, et vaadake siis, et mida te leiate ja mis teile kasulik on. Ja me kutsume teid ka endiselt oma brändnimega Sina raamatulugejate klubisse. Isegi kui te ei ole jõudnud meie raamatut veel lõpuni lugeda, siis võite Facebookis selle grupi üles otsida ja me võtame teid hea meelega vastu, et seal me pidevalt jagame siis igasuguseid artikleid ja põnevaid teemasid selle kohta, et praegusel ajal lihtsalt persoonibränding on nii palju võimalusi, et kuidas te saategi oma turundus- ja müügikulusid kokku hoida ja nii-öelda aega investeerides siis müük ja turundust läbi iseenda tegelikult teha. Ja kes ikkagi on huvitatud meie 100 sammu teekonnast persoonibrändingus, siis pakume ka teile natukene soodsamat hinda sellele raamatule. Kes tunneb, et see raamat ei soovi praegu seda investeeringut teha, siis tegelikult brändnimega Sina.ee lehel saab ka 3 peatükki täitsa tasuta alla laadida ja samamoodi võite nendes laivides pidevalt osaleda, et need meil on täitsa tasuta. Aga kui see persoonibränding on just see teema, millega te tahate edasi minna ja kui te tunnete, et selle raamatu 100 sammu läbitegemine üksi on üsna tüütu, siis me oleme kokku pannud ka oma persoonibrändingu veebiakadeemia, kuhu te võite liituda, et meil järgmine akadeemia just alustab 7. mail. Kokku kestab siis 7 nädalat ja koosneb 7 moodulist. Ja miks 7 nädalat? Sellepärast, et me vahepeal anname teile ka päris palju kodutöid, et te saaksite konkreetselt oma brändi siis 7 nädala pärast kokku panna. Ja kõik siis akadeemias osalejad saavad ka raamatu, et vahepeal ka raamatu siis neid samme täita. Ja millest me oma akadeemias siis räägime, meil on need 7 moodulit kõik erinevate teemadega siis ära kaetud, et alguses me loomulikult räägime natukene üleüldiselt persoonibrändingust ja kuidas seda kõige kasulikult nii-öelda enda nimel tööle panna, aga räägime ka siis natuke rohkem eesmärgist ja sellest, et kuidas enda miks või enda selline missioon üles leida ja kuidas sellega siis võib-olla ka teisi kõnetada. Ja teine moodul on hästi põnev, see on selline rohkem enesesse süvenemine ja mõtlema ja nii-öelda hästi palju selle peale mõtlemine, et mis su päris siis sellised tugevused on ja kas on mõni selline nõrkus, millega tasub tegeleda, et mis sind takistab, millised on su väärtused, milline on su stiil ja elustiil, kuidas neid oma brändi jaoks tööle panna ja nii edasi. Ja siis 3. moodulis paneme kokku koos sinuga väärtuspakkumise ehk siis kaasaegselt öeldes liftikõne või startup maailmas pitchi. Ja siis 4. moodulis räägime konkreetsemalt sinu persoonibrändi sihtgrupist. Ehk siis, et need ei oleks kõik eestlased või kõik inimesed maailmas, vaid selleks, et kõnetada seda õiget inimest, keda sul päriselt ka on vaja, siis selleks on meil mõned nipid, kuidas seda konkreetsemalt paika panna. Ja tänapäeval on hästi raske midagi müüa või turundada ilma lugusid jutustamata, nii et meie 5. moodul on keskendunud just lugude jutustamisele. Ja 6. moodulis siis vaatame läbi erinevad kanalid, mida tasub sul persoonibrändingu võtmes kasutada ja kõige olulisem on viimane moodul, kus me paneme siis paika tegevusplaani, et sa oma persoonibrändinguga ka
konkreetselt tegelema hakkaksid ja kui see teemasid huvitab, siis jällegi www.brändnimegasina.ee lehelt leiad sa selle kohta natukene rohkem infot ja saad liituda, aga neid salvestusi ja neid laive, nendega saad sa pidevalt liituda, et neid me teeme igal nädalal erinevatel teemadel, mis on ikkagi seotud persooni brändinguga ja järgmised teemad, siis järgmine kord meil on nii põnev, meil on üks külaline ka, et me ei ole ainult kahekesi. Järgmiseks külaliseks, Olesja, kas sa räägid meie järgmisest külalisest äkki?